Tere tulemast! Säästuretid hakkavad minema jällegi reisile ja seda korda on meie sihtkohaks Ibiza, Hispaania peosaar, kui nii võib öelda. Ja kuna meie lend läheb Riiast hommikul üsna vara, siis me võtsime seekord nõuks, et me tuleme õhtul juba ära Riiga, et ei peaks hommikul kell 4 sõitma hakkama ja teeme väikse öö siis hotellis nimega Monte Cristo. Päris soodne pakkumine oli hommikusöögiga, mis me siis 5 seda korda reisime, midagi 100 euro tuuri. Ja oleme siis täiesti kesklinnas, nii et parkimisega oli paras kaos. Aga hotell on mõnnu ja päris vanast ajast maja. Aga kõik, mis vaja, on olemas. Teeme väikse une ja hommikul padjanägudega lähme matkama. Tulge meiega kaasa reisule. Nii, saime Riias kõik triksid-traksid tehtud. Lend on natukene edasi lükatud, aga midagi olulist ei ole. Ilm on päikeseline ja põrutame otsaga siis Londonisse. Ja Inglismaal, ja Londonis on meil siis mingisugune about 6 tundi, millest siis 2 on see, et me peame varem lennujaama minema. Aga 3-4 tundi peaksime saama siis Londoni peal kolada, kui nüüd saame lennuki õigeaegselt siit randad lendu. Ja täna siis meie partneriks jälle Wizz Air ja seda korda siis tundub, et on jälle see kõige suurem lennuk. Rahvast on palju ja edasi siis Londonist peaksime lendama EasyJetiga. Vaata, kellegi jalad ripuvad lennukist välja. Päris hea. Ufo vana. Ja tuju on mõnus ja lõppsihtkohaks siis Ibiza! Lendame koos. Nii, säästurotid said esmakordse kogemuse ja nimelt kogu see kaader seal tuleb meile kribinal järgi ja läheme väravasse number 6. Sellepärast, et kui eelmine kord meie lendu lükati edasi tund, 2, 3, 4, siis seekord lükati meie lendu edasi 38 minutit. Peale mida öeldi, et see lend jääb ära. Ja enne hommikut ei juhtu mitte midagi. Ja nüüd me läheme siis väravasse number 6, kus me peaksime siis teada saama, millisesse hotelli, kuhu meid majutatakse. Ja meie reiklus Paradiisi saarele lükkub homsesse. Sellist kogemust meil veel ei ole. Aga mina ei tea, mõni oli siin kohe nugade peal ja ilgelt tige ja ma sain aru, et neid lende on jäänud ära siin mitu päeva. Mis tähendab seda, et mõni inimene võib-olla tõesti on siin mitu päeva juba oodanud seda lendu ja siis on küll närv must, aga meie ei põe, saame põneva majutuse tänaseks ööks kuskile mujale ja mis seal ikka, küll me saame. Aga jätkub nii põnev. Ühesõnaga öeldi meile siis, et kõik puuks minge sinna leti, meie kolleegid aitavad teid, aga letis ühtegi kolleegi ei olnudki. Ja ootsime, mis me ootsime, kõik siin 50 inimest vähemalt ja lõpuks mingi onkel kuskilt tuli ja anti meile siis sellised paberid näppu, et äpis siis ära muuta oma lend, aga meil äppi ei ole, sest meie äppi kaudu ei ostnud oma lendu. Ja kui me selle äpiga tõmbasime, siis seal meie lendusid ei näita, nii et meil sellest mingit abi ei ole. Ja kell on 10 õhtul ja hommikul kell 7 läheb lend ja soovitati kella 4 olla juba tagasi, sellepärast et tuleb palju inimesi. Nii et põnevus, ei teagi, mis meist nüüd saab, aga vähemalt hotelli meile lubati, nii et äkki saab korra pesta ja tagasi lennujaam tulla. Ja hommikul tõusime siis täna 3:30. Selleks, et tulla lennujaama, sest teile saime väikest infot, et hommikul kell 7 läheb väga palju lendusid ja tõesti, kui me vaatasime kodulehelt üle, siis nii ka on. Ja ummik on tõeliselt äge, nii et tulime varem ja saime üsna nobedalt läbi. Ja nüüd siis sööme väikse hommikusöögi, mis on muidugi kohutaval kombel Burger Kingis. Jah, ja nii külm vesi.
vesi on külm jah, aga midagi sööma peab ja need nooblid restoranid on nagu veel 6 korda kallimad, nii et pole midagi parata. Aga 3 einet, niksti-naksti 27 raha, kallis, väga kallis. Aga Paradiisisaar ootab ja kuulu järgi seal võib olla mõni asi isegi kallim. Õudne. Aga kell 7 läheb lenn, nii et tegelikult on juba edasi lükatud 7:15 vist oli. Nii et vaatame. Enne ei ole asjas kindel, kui rattas on maas lennus. Paradiisisaarele. Paar tupsu lükati veel lendu edasi, aga päike tõusis, kõik on hästi ja me küll veel ei ole lennus, aga me saame juba lennukisse ja kell on isegi 6:52 kohaliku aja järgi, nii et tegelikult oleme täiesti põhimõtteliselt ajas. Ja täna siis natuke väiksem lennuk meile ette aeti kui eile õhtul ja võib-olla ka osaliselt selle delay ja selle edasilükkamise põhjus on ka see, et selle lennule on alla 50 inimese ainult pileti ostnud ja võib-olla lihtsalt tundus nagu soodsam või mõistlikum jätta õhtune väljumine ära ja tulla hommikuse väljumisega siis mitme lennu inimesed koos. Igatahes oli mis oli, saame lennukisse ja hakkame imama oma Paradiisisaare poole ja oleme rikkamad, sest oleme näinud ühte päikesetõusu oma elus rohkem. Ühesõnaga 11 tundi siis kokkuvõttes meie lend hilines ja kohal me oleme näpud püsti. Kõik on turvakontrolli läbi käinud, passid ära näidanud ja nüüd siis, kui toll ei taha käeharjutust teha, siis me saame juba minna oma mõnusale puhkusesaarele. Ilm on hea, mõnus, soe, päike paistab, tuju on hea, väsimus on natukene suur, aga me ei tee sellest välja. Kui lennukis olid kohad number 13, siis saime ka omale toa number 13 ja jätkame 13. lainel. Ja siin on siis meie hotelli hoovivaade passuke, mis mõnusasti robot praegu siin puhastab ilusti, meie jaoks tehakse kõik timmi ja siis me lähme sinna ja selgub, et on 3 kraadi. Tegelikult ma ei tea, kui soe see vesi on, aga lähme tuppa. Tuba on hästi mõnus. Siin on meil tšau, Annabeli, tšau. Siin on meil Katrini ja Annabeli tuba, siis on meie köök. Kõik tuleb valmis küpsetada siin, sellepärast et poehinnad olid juba natukene päris hullud minu arust, teiste arust mitte. Ja siin on meie lounge, siin toimuvad meie Ibiza party night'id, kui me tuleme linnast ja oleme väsinud ja jääme teleka eest tukkuma. Siis on meil siin rõdu, balkoon, alati maru tähtis. Ja rõdu me saime rõduga kaasa ka tütarlapse, kes siin praegu soengut teeb. Nii, täna vaade. Tere Katrin, ära jookse kuskile. Vaata, mis meil siin veel on. Süda. Meil on süda. Väga, vaatame edasi. Ja siis on meil jäänud veel üks tuba, piiludaam. Pesutuba on ka. Nii, siin on master bedroom. Laps magab seal. Siin on magad siin kapis, sobib jah. Tolintod saab luku taha panna ja kõik on timmis. Ühesõnaga mahume ära ja meie pesutuba ka, vann ja värk ja pidee ka, üks nalja pole ammu näinud. Oleme elamisega rahul, kuigi päris kirves on, ma arvan 2 korda kallim kui tavaliselt, mis me kuskil käinud oleme. Tipi jops on teleka kõrval. Kui tahad telekat vaadata, jäta tippi. Ja nüüd paneme asjad ära ja lähme Ibizat nautima. Plump. See teine vaata, see on hall värv, tema on väga armas. Mis te arvate? Ma arvan, et ma kaksus. Vesi on
Esimene Ibiza päev mõnusalt mööda veeretatud, õhtu on käes, olla on hea. Saime päikest, päriselt hakkas juba peale, natukene see pruunsus tulema, igavesti mõnus. Ja mis võib öelda hindade kohta Ibizal on see, et ütleme siis nii, et söögikohas sööma minnes pigem kallis, samas riiete poodides väga super leida, näed lapsele Fortnite'i pusa 5 euroga, no Eestist ei leia mingi nipiga ja ega väga riike ma ei tea ka, kus neid niimoodi leiab, võib-olla Türgis, kus ise tehakse. Ja nüüd siis naudime õhtut, purskkaevud, jahisadamad, söögikohad, promenaadid, vägev, mõnus ja endiselt soe. Kui päeval tegi ilusti niks-naks 21-22 kraadi, siis õhtul lubab keskööni välja vähemalt 15-16 kraadi. Nii et naudime täiega ilma ja puhkust ja nii mõnus on. We are at the Ibiza. Ühesõnaga, me läheme täna kolama ja me kolame täna Ibiza peal ringi. Ja meil on siis silmees üks vägev koobas, kuhu me tahame minna, mille nimi on Šeberev, ma ei teagi, mis selle nimi on. Auto alla. Auto alla, jah. Ei ole hullu, natukene auto alla. Ühesõnaga, Aquarium Cap Blanc on see, kuhu me läheme. Ja ma ei tea, miks see on akvaarium, kui see koobas. Aga ühesõnaga, ilm on kohe hommikul, teed silmad lahti, 20 kraadi, mõnus. Ja jõudsime ise ka juba otsuseni, et kõht on suur, aga elu on ilus. Ja nokamütsid, näitame nokamütsid. Nokamütsid on juba naistel peas, ehk siis mitte kellelgi ei ole küsimust, et tegemist on turistidega. Kõik näevad seda juba kaugelt ja tegelikult on jube mõnna kõik. Ja täiega nagu Maltal ütleks isegi. Nii et laseme sellel saarel ennast täna jälle täiega üllatada. Natuke. Mis sa teed? Ära. Kas siin on beebiaikalasid ka või? Tulime akvaariumisse, kaldkriipskoopasse ja iseenesest üli lahe selles mõttes, et väga odav. 5 kesi, pääs maksis 15 eurot. Kas see on sellepärast, et hooaeg pole veel hakanud või see ongi siin nii odav, ma ei tea. Aga igatahes väga äge, tuled siit ranna äärest maa alla koopasse ja kõik on akvaariume, basseine ja värke täis. Aga muidugi, kui te olete 1,90 m, soovitan võtta kaasa isikliku ratastooli, sellepärast, et sellega oleks siin tunduvalt mugavam liikuda. Kolo! Hästi omanäolise paigaga on siin Koopa akvaariumis tegemist selles mõttes just, et siin on otseühendus merega. Ehk siis seites on sellised restid, kust loksub naturaalne puhas värske merevesi sisse ja kõiksugused soolase vee kalad, raid ja möllud ja haid ja mida siin kõike ringi vingerdab. Ja väga lahedalt on see asi tehtud ja tõesti sellist kogemust ei ole mujal kohanud. Baby shark, baby shark, seal tema on Aquarium Cap Blanc. Tasub kindlasti külastada. Tähtis väljapanek ka, mida ma ei ole näinud üheski maailma akvaariumis. Nimelt, siin on eksponeeritud ka harilikud merekihid. Need on ju meie sugulased. Absoluutselt, sa sobid nendega täiega hästi. Summer vibes, Ibiza. Ühesõnaga, me oleme tegelikult kõige ägedamas restoranide rajoonis teel jahisadama poole. Kõik on nii soe, ilus ja hea ja me juba pruunistume. Õhtuti me punastame ja hommikuti me valutame. Meil on tore, suvi on äge, Ibiza on lahe. Kui saate odav reisid, mida näiteks saab piiluda reisidiilid.ee lehelt, siis kindlasti kasutage võimalust ja see on fantastico.
siis ei kohtu. Yummy, on aeg lõunaks, väike lõunasöök kulub alati mõneks ära ja mis me siis tellisime, mis teil seal põnevat on? Kitsejuustusalat, see on kanasalat, siis nachod, siis pizza margarita, siin on pannkoogid juustu, peekoni ja praemunaga ja siis on üks pizza, millega vist läks natukene nii, et tegemist on tõenäoliselt tegelikult küpsisega, lihtsalt oli natuke kaua ahjus, ei ole hullu. Aga sööme kõhud täis, odav ei ole, aga kõhu saab täis, hea, söök on hea ja missugune siin põhjas on. Ja siis kimame edasi. Pizza! Ühesõnaga, veed on siin täpselt nii nagu filmis, rohekad, sinakad, mõnus, jahid, palmid, päike lõõskab ja kui meie jällegi nii nagu meil kombeks on ilmaprognoos enne reisi alati läheb järjest kehvemaks ja kohale jõudes on järjest parem, siis järgnevatel päevadel lubatakse juba kuni 23 kraadi sooja ja me oleme pooleteist päeva juba ära põlenud, nahk hakkab juba lillaks minema, nii et päikesekreemi me võtsima peame hakkama. Pitsaga ikka paljud asjad natukene niimoodi allapoole vööd ja allapoole vööd jõuab sinnamaale välja, et saad osta mingeid põnevkujulisi taimi, eks ju, ja oi, kanepitaimi saab ka seemneid täna. Ja ütleme siis, kui me vaatame mingisuguseid säärgi, siis me jõuame ikka sinna, et võta mind maru kõvasti pitsal ja lutsuta mu kommi. Ühesõnaga, siuke peosaar, peovaib, allapoole vööd ja vasakule vaib on igal pool, et sellega peab siin harjuma. Oli meil ka selline info, et kõik käivad ilmselt palja rinnaga ringi ja nii edasi, et õudselt hipilik ja vabameelne. Oleme näinud ühtesid päevitajaid, kellel selja taga ei olnud näha ühtegi nööri. Tõenäoliselt neil ka eespool midagi ei olnud. Aga üldiselt minu juurest täitsa okidoki, nii nagu igal pool, kõik on viisakas ja kõik on timm. Lihtsalt poodidest leiab peeniseseepe ja muid asju, aga neid on mõne koha peal mujal ka. Lähme edasi. Poja, mis me teeme? Lihtsalt ootame, millal emme lollusega tegeleb. Emme tegeleb lollusega või? Jaa, see on ju lollus. Emme, mis lollusega sa tegeled? Pildiga. Kunstnik oled? Lasen kunstnikul tööd teha. Lased kunstnikul tööd teha või? Ja kunstnik teeb sellist tööd. Väga lahe. Laseme siis kunstnikul tööd teha. Tere hommikust. Jällegi oleme ärganud, söönud kõhud täis ja kimame siis ühistranspordi abil sellisesse kohta nagu Las Dalias de Ibiza, mis on siis kord nädalas laupäeviti toimub selline hipiturg ja 70-ndatest saati on siis au sees siin riigis endiselt või siin saarel endiselt hipid ja neid samu 70-ndate hipisid võime me tänaseni siin ja seal kohata, lihtsalt pead on vahepeal halliks läinud. Aga hipiturg siis peaks olema selline koht, kus kõik on värviline, kõik on kirju, kõik on vabameelne, kus võib-olla isegi linnahoidja sellel hommikul on koju jäänud, aga mis päriselt neid ees ootab, eks me seda saame näha. Ühistranspordiga siin võib öelda nii, et toimib väga hästi koostöös Google Mapsiga, paned Mapsi sisse, kuhu sul on vaja minna, tema arvutab sulle välja, mis kell, kus kohast bussi peale hüppad. Pileteid saab osta bussist, näiteks täna esimene bussipilet maksis 2,95 ja siis me peame ümber istuma ja siis tuleb teine pilet ilmselt umbes sama. Nii et ei ole väga odav, aga ei ole ka midagi hullu, et terve oma kambaga me saame ikkagi praegu ühest saare otsast teise, circa 30 euroga. Santa Eularia des Rius, mida kindlasti kohalikud hääldavad hoopis teistmoodi. Üks väga lahe linnake kohe siin mere ääres, väga ilus promenaad, kõik on väga äge. Ja mis me siin teeme? Ega me siin muud ei tee, kui vaatame pool tundi ringi ja ootame bussi.
et minna siis edasi sinna turule, hipiturule ja suurem osa tee on sõidetud, nii et Las Daliast Ibiza ei ole enam kauge. Väga vägev märk. Ühesõnaga hipiturg ja hipiturule sisenedes siis hakkab siit selline ekspositsioon, kus näitab siis 50-ndatest isegi juba, kuidas siis hipide elu ja olu on järjest arenenud, millal mindi rohkem paljaks, millal mindi rohkem värviliseks ja nii edasi, nii edasi. Ja siis on üks äge sein siis selle kohta, millised erinevad kuulutused hipiüritustel olnud on. Ja jutt siis ka sellest, kes selle hipiliikumise üldse asutas ja kus see asi kõik tulnud on. Aga nüüd siis sukeldume hipimellu ja hipiellu. Näe, kokab nüüd. Üliäge. Hipiturg on ikka nagu nii hipi, et see on väga-väga hästi. Enamik asju on käsitöö, taaskasutus, uhtlauad, euroalused, merest korjatud plastik, millest on tehtud uus riie. See on kõik väga äge, orgaanik, looduslik, lahe, tõeliselt lahe kogemus. Meie järgmisesse planeeritud asukohta siit ühistranspordiga ei saa. Niisiis tekkis mõte, et aga võtaks takso. Ja vaadates taksopeatuses olukorda, kõik need inimesed siin on takso ootel. Nii et taksokene aeg-ajalt tuleb, paneb siin võib-olla kellegi maha ja korjab järgmise pundi peale ja nii tuleb oodata tundide viisi, et saada taksot. Lahe, siukest asja pole olnud. Kus lähme? Kerkosse. Me oleme eksinud selles mõttes, et taksod on läinud, bussid on läinud ja me oleme kuskil külas ja me leidsime ühe lambikiriku. Ma leidsin endale tio. Nii et lähen pistame nina sisse. Ei ole mitte keegi aru saanud, mis festival siin tänavatel käib, aga möllu on igal sammul bändid, teatrid, märgid ja nii päev otsa. Buss on hea! Love is one of you. Maja puhvet, tere tulemast. Ühesõnaga, siin bussis on 50 kohta, aga pileteid müüdi, ma arvan, 80. Ja nüüd me siin siis niimoodi vahvasti puntras oleme ja bussijuht paraku on päeva lõpuks unustanud ära, et ta veab inimesi, ta arvab, et ta veab puid
ja siis me kõik siin lendame ja kiljume ja tegelikult on päris vahva, aga üritame nüüd saada kesklinna, et sealt saada siis õiget bussi, millega siis oma reisikodu üles otsida. Ja loodame, et neid nii hilja ikka veel sõidab. Päev on igatahes olnud väga vägev. Saime laatasid ja tulbusid ja merd ja kirikuid ja ühesõnaga väga lahedaid elamusi. Ja Kirsiks tordil nüüd siis vahva bussisõit. Seda korda siis rannaklipp tuleb Baleari merest, mis on osa Vahemerest ja arvestades, et on aprillikuu, siis te võite arvata, et ega siin erilist rannasoojust ei ole mees, aga laste jaoks on ju nii, et kui jääkirmet peal ei ole, siis ujuma minna tuleb ja ega tegelikult kui esimesed lained üle varba käivad, on endal ka selline tunne, et jookseks minema, aga mõne aja pärast juba harjud ära ja pole midagi hullu. Ainuke asi, mis on harjumatu, on see, et kui Läänemere soolsus on mõne protsendi ümber ilmselt, siis siin on ikka nagu, ma ei tea, mõni 10%, mul on selline tunne, ehk siis kõik väiksed krapsud, priimud, kõik on kohe nii kibe. Aga harjub ka sellega ära, ei ole midagi, desinfitseerib ära ja paraneb äkki kiiremini. Päris lahe. Kõhud on punnis! Täna tegime nii, et me läksime lahku. Aga mitte naisega, vaid me lapsega läksime lahku. Ehk siis meie läksime juba tuttavasse purksiurkasse, võtsime sealt 6 eurose väikese pitsa ja 2,5 eurosed friikad ja saime kõhud väga täis. Mis naised sel ajal tegid? Naised tellisid sel ajal paellat, millel oli hind 26 eurot ja kogus minimaalselt 2 inimest, kes siis tellima peavad. Loomulikult nad tellisid siis 2 inimesele paellat, mis ei tähendanud seda, et see maksis enam 26 eurot, vaid 52 eurot. Ja nüüd on siis niimoodi, et meie oleme rõõmsad, vaesed rottsöögisööjad ja naised on kulda täis pakitud. Ja meie võime öelda, et meie söök oli imeline, aga nemad natuke kirtsutasid nina. Nii et elu on valikute küsimus, aga nüüd läheme jalutame selle kõik maha. Kui teie eesmärk on seigelda, matkata ja näha ilu, siis kindlasti tasub tulla Ibizale. Kui teie eesmärk on rannaliival Pätriku mängida, siis kindlasti tasub tulla Ibizale. Kui teie eesmärk on panna ohjeldamatult möllu, nii et ülehomne ei loe, siis tasub tulla Ibizale. Kui teie vabameelsus tahab nautida olukorda, kus võib rannas heita endalt kõik kammitsad, käia paljalt ringi, siis tulge Ibizale. Ja kui te tahate lihtsalt perega fannida ja saada kihvti kogemuse, siis tulge Ibizale. Aga tulge alati mitte rohkem kui 4 kesi, sellepärast et siin saarel ei ole suuremat taksot kui 5-kohalist ja ei võeta rohkem peale kui 4 inimest, mis teeb nagu asja natukene keeruliseks suuremate puntidega chillimisel. Aga ühistransport üldiselt töötab, natuke kaua võib-olla sõidab, aga midagi hullu ei ole, seda rohkem näeb ja kõik on väga mõnna. Nii et meie poolt 4+, sellepärast et hinnad on natuke krõbedad. Kui hinnad oleks natuke madalamad, oleks igatahes 5. Meie viimane päev, koju minemise päev, oleme siis tulnud Ibiza Citysse, Ibizasse kohalikus keeles ja päevale lükkame hoo sisse millegi värske ja mõnusaga. Ja siin on siuke lahe väljupanek ja üliäge poekene, kus on müügil kõige värskemad viljad ja ahvatler. Ja meie siis vilja kaasa haarama ei jätka. Küll aga lasime ühest portsust viljadest omale pressida mõnusa värske mahla
ja anti juba proovida ka ja see on nii hea, seal on porgandit ja seal on apelsini ja seal on, ma ei tea, ingverit ja igast põnevusi sees. Ja teeme väikse energiapuusti ja kimame linna avastama. Vaata, pea siin ei ole kala ka. Kuskil kindluses. Ja moosekandid teevad musa. Praegu on lauluvahetusel. Nii, nagu juba olete kindlasti harjunud, kes meie tegemistel silma peal hoiavad, siis säästurotid üritavad ikka igal reisil kuskilt maa seest välja kaevata ühe McDonaldsi, et võrrelda, kuidas on hinnalugu. Ja seekord siis, kuna siin on nii kallis, siin riigis, üldse või siin saarel, siis Maci hinnad tundusid lihtsalt nii odavad, et tulime Maci ja tellisime ennast natuke lolliks, ehk siis sa tegid mind lolliks. Lasteheine, kõik mingid mänguasjad, kõik nii nagu ikka, purksid, möllud, õunaviilud, joogid, asjad, siis on salat. Mis salat sul on? Caesari salat. Caesari salat, siis on jäätised kõigile, siis on kohvjäätisega, siis on koolad, siis on, minul oli mingi purks koolaga. Ja tasuta klaas on silmini täis, aga klaas anti ka kaasa. Ja see kõik oli siis 20 euri või? Jah, natuke alla. Alla 20 euro. Nii et võrreldes selle muu elu hinnaga, mis siin on, siis Ibizal jääte kindlasti ellu, kui te teenite keskmist Eesti pensionit ja sööte McDonaldsis head isu. Ühesõnaga, väga lahe pood, midagi öelda ei ole. Tõeliste superkangelaste selline hobipood ja kui siit sisse piiluda, siis siin on kõik meie lapsepõlve igasuguseid multikaid, sarjasid, lugusid ja seal on ka maailma kõige ägedam mänguasjapoe kohvik, ehk siis täiesti teine tera mänguasjapood. Väga super, väga super. Ja ootame oma lendu ja meie lend siit Eivissa lennujaamast peaks minema 0005, aga nagu meie viimastel reisidel on saanud kombeks, ka seekord edasi lükkamine käib. Praegu seisuga 67 minutit on tehtud delay'd ja tulime siis Burger Kingi ja saime siit vahva hoolimiskomplekti. Õnneks vanem tordikaunistuste meisterdaja Katrin aitas meid hädast välja ja esimene elevant on valminud. Ja kui meie lendu lükatakse nüüd edasi rohkem kui 1,5 tundi, teeme me ahvi. Kui meie lendu lükatakse edasi rohkem kui 2 tundi, teeme me valmis ka lõvi. Nii et tuleb oma aega sisustada lennujaamas alati mõnuga ja seniks nautige vanti, kuni meie ootame lendu. Ainuke pagas, mis säästurottide pagasilindil sõita saab, on säästurotid ise. Sellepärast, et juba päris mitu aastat tagasi võtsime meie selle tõuks, et reisime ainult seljakotiga. Ja see on alguses harjumatu, sellepärast, et esimesed reisid, kui me kuskil käisime, oli meil kohver, millega oli alati see probleem, appi, kas see mahub kaalupiirangusse, mul on kohver 26 kilo, hullumaja. Tegelikult ei ole seda Maiciga absoluutselt vedada ja nädalase reisi seljakotiga veab täiesti vabalt läbi, nii et jääb ruumiga midagi koju kaasa tuua. Ja nüüd siis selleks korraks meie reisuke läbi, kuidas meil läks? Läks hästi, väga vahvad tiimikad olid meil ja väga mõnus reis sai. Nüüd on Lätis rattad maas ja lähme otsime oma auto üles tasulisest parklast valust ja sõidame koju natukene.